Tallinnasse jõuad sa, siis jääma pead siia hetkeks peatuma. Sa vaata, kus sinetamas silmapiir, seal ongi see kuulus neer. Sa vaata, kus sinetamas silmapiir, seal ongi see kuulus neer. Tere päevast, hea kuulaja! Meie oleme Kadrina Keskkooli 62. linna vilistlased Kaarel Karell ja Marko Rauman. Täna on eetris Neeruti seltsi taskuhäälingu 4. saade ning riiklike kohustuse tõttu polnud paraku võimalik täna kellegagi arutada. Kuid see ei tähenda, et saade peaks ära jääma. Seetõttu otsustasin algse plaani siiski käiku lasta ning täna räägin ma teile Klaus Schelist, mehest, kes oli vabariigi ajal üks Baltikumi rikkamaid inimesi. Sammud siis sinna poole kähkus ja kui kiired säästud oled kohal pea, näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Tänasel saate teemal on lausa 2 põhjust. Esiteks möödub 28. mail Klaus Scheli sünnist 135 aastat. Teiseks on teatud andmete põhjal Schel pärit just Undla vallast. Kui rääkida ametlikest dokumentidest, siis näiteks 1936. aasta Scheli välispassi järgi sündis ta hoopiski Tallinnas. Kuid perekonnaregistrile tuginedes sündis ta 9. juunil 1890 Undla vallas. Täpsemat piirkonda pole välja toodud. Aga kui tugineda 27. mai 1940. aasta päevalehele, siis sündis ta 28. mail 1890 Virumaal Kadrinas. Nii et kui keegi oskab täiendada või täpsustada, siis palun kindlasti ühendust võtta. Kuid kuna Klaus Scheli elu oli niivõrd mitmekülgne, siis ei peatuks ma täna tema äritegevusel eriti pikalt. Nagu ma juba eelnevalt mainisin, oli tegu ühe Baltikumi rikkaima mehega. Kuid kust ta oma rikkus üldse sai? Tema vanaisa Georg Johannes Heinrich Schel sündis 1840. aastal Lübeckis ning asus noormehena Tallinnasse, kus asus tööle panganduses. 1884. aastal asutas ta Georg Schel ja Co. panga. 1920. aastal võttis Klaus Schel oma isalt panga üle ning asus seda juhtima. Ja 20. aastatel siis tegi Schel äri Nõukogude Liidust pärit kullaga, mis tõigi talle selle jõukuse, mis tal siis oli. Ja lisaks tegi see siis temast ka ühe olulisema Eesti majanduse rahastaja. Järk-järgult saavutas ta üha tugevama kontrolli riigi majanduse üle. Ta oli panga kaudu seotud näiteks Saku õlletehasega, Kreenholmi manufaktuuriga, Türi paberi- ja tselluloosivabrikuga, Tallinnas asunud Põhjapaberi- ja tselluloosivabrikuga ning ta hakkas arendama Virumaal ka põlevkivitööstust. Põhjapaberi- ja tselluloosivabriku kohta lisan veel nii palju, et kui Vandust pärit varasem riigivanem Otto Strandman naasis oma saadikudelt Lõuna-Euroopast, siis 1940. aasta alguses sai temast sama vabriku direktor. Oktoobris 1929 sai Ameerika Ühendriikidest alguse ülemaailmne majanduskriis, mis raputas loomulikult ka Eesti majandust. Oktoobris 1931 kehtestati Scheli pangale 3-kuuline moratoorium, sest panga garantiid polnud enam piisavad. Siiski tuli Klaus Schel probleemiga toime tänu oma välismaistele äripartneritele. Pärast seda hakkas Scheli äri taas õitsema. Nagu ma juba mainisin, oli tegu mitmekülgse persooniga. Ühest küljest oli tegu eduka pangahärraga, kuid teisest küljest oli ta rahvuskangelane ja seda sõna otseses mõttes. Kuigi Schel
oli saksa juurtega, näitasid tema teod, et ta hoolis väga ka eestlastest. Esiteks tema tegevus riigimajanduses, kuid teisalt tema tegevus 1944. aastal. Just sellel peatuksin ma täna pikemalt. Nagu ajaloost on teada, siis 1. septembril 1939 ründas Natsi-Saksamaa Poolat. Nõukogude Liit tegi sama 17. septembril. Kuu lõpus sõlmis Eesti punastega baaside lepingu ning oktoobris algas baltisakslaste ümberasumine. Erinevalt paljudest rahvuskaaslastest, Scheel siiski Hitleri kutset ei järginud ning venitas ümberasumisega viimse hetkeni. Põhjusena on toodud välja see, et Scheelil olevat olnud ka juudi päritolu, kuid teisalt olevat ka natsid seda uurinud ning nemad Scheelil juudi päritolu ei tuvastanud. Arvatavasti oli see siis viimse hetkeni Eestis olek põhjendatud sellega, et siinse äritegevuse likvideerimine võttis aega ja Scheel lahkus Eestist siis alles 1940. aasta suvel enne okupatsiooni. Oma perekonna oli ta juba 1939. aasta sügisel Rootsi saatnud. Kui Klaus Scheel Saksamaale jõudis, siis kuulas SS teda korduvalt üle. Küsimus oligi loomulikult selles, miks ta oma pere Rootsi saatis, kuid rohkem huvitas natse tegelikult Scheeli raha. Scheeli kohta liigub mitmeid legende ning nende põhjal saab öelda, et isegi SS-i juht Heinrich Himmler oli tema looga kursis. Kas nad ka kohtusid, on väheusutav. Igatahes sai Scheel 1941. aasta kevadel väljasõiduloa Rootsi perekonna juurde. Ta pidi Saksamaale naasma koos rahaga, kuid seda ta loomulikult ei teinud. Stockholmis rajas ta metallisaaduste import-eksportfirma, mille büroo asus Stockholmi kesklinnas Kungsgateni tänaval ja büroos, või ütleme siis firma kasutada, oli 3 tuba, mille siis Scheel oli rentinud. Ja 1944. aasta alguses jõudis rinne taas Eesti piirini ning 26. märtsil 1944 loodi Stockholmis Eesti komitee, mille ülesandeks sai võidelda iseseisvuse taastamise eest. Aga too hetk veel 44. aasta märtsis oli siis Rootsis eestlasi vaid mõnisada, kuid nagu ajaloost on teada, muutus olukord 1944. aasta sügisel. Ja Eesti komitee kohta veel hetkel nii palju, et ka Scheel oli ise siis selle liige. Saksa vägede taandumisel otsustasid 10 000 eestimaalased kodumaalt punase ikke eest põgeneda. Enne suurt põgenemist olid Stockholmis olnud eestlased ja lätlased asunud rootslaste abiga otsima kontakte ja võimalusi Baltikumi evakueerimiseks. Väliseesti kirjanik Bernhard Kangro meenutas 1976. aastal, tsiteerin: kui Soome-Vene rahu tõttu suuremate laevade saatmine Soomest võimatuks osutus ja olukord kiiresti ohtlikuks muutus, otsustas Estniska Hjälporganisationen tegevusse astuda. Tsitaadi lõpp. Varasem riigivanem August Rei kutsus Klaus Scheeli kogu päästeaktsiooni organiseerima, sest tundis hästi Scheelide perekonda. Rei pidas ainuõigeks, et kui nüüd on selliste oskustega mees Stockholmi ilmunud, siis tuleb ju seda võimalust kasutada. Scheel andis oma ettevõtte büroost kohe
2 tuba Eesti abistamisorganisatsiooni kasutada ning 3. toa sai Eesti komitee. Seetõttu pani Shell oma äri ajutiselt seisma. Esmalt moodustati Eesti abistamisorganisatsiooni staap, kuhu kuulusid August Rei, Arvo Horm, Klaus ja tema poeg Jörn Shell, Alfred Reimann, Aleksander Veske ja Rudolf Schmuul. Eesti abistamisorganisatsiooni toimikust loeb välja, et evakueerimise staabi üldjuht oli just Klaus Shell. Organisatsiooni esimeheks oli aga August Rei. Staabi üldjuhi Shelli ülesandeks oli tegevuse üldjuhtimine, läbirääkimised. Lisaks oli ta ka evakuatsiooni finantsjuht. Tema poja Jörn Shelli ülesandeks oli bensiini ja õli varumine, tegelemine kassa ja paberitega ning ka kokkulepete sõlmimine paatidega koha peal. Alustati paatide ostmise ja üürimisega. Peamiseks väljasaatmise kohaks oli Slite Gotlandil. 3. septembril 1944 sõitis välja Maret, mis oli esimene paat. Kuni 20. oktoobrini toimus Slitest rohkem kui 40 väljasõitu, millega päästeti 1052 inimest. Stockholmist väljunud paatidega toodi üle mere 378 inimest. Eesti abistamisorganisatsiooni toimikus on detailselt välja toodud ka olukorra ülevaatest Eestis. Tsiteerin. Haapsalus alates 10. septembrist on valvet kolmekoristatud. Öösinna väljasõit ei ole enam hädaohuta. Põgenejad paadid ja Hiiumaale illegaalselt sõitjad kasutavad viimastel päevadel uut võtet. Sõidetakse välja päevasel ajal kohtadest, kus kohaliku politseiga kokkulepe olemas. Sakslaste valve on koondatud pea ainult öödele. Tsitaadi lõpp. Toona sõitis Haapsalu ja Hiiumaa vahel aurulaev Viire, mis väljus Haapsalust 3 korda nädalas. Esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel. Tallinna ja Haapsalu vahel toimis ka rongiühendus. Toimikust leiab ka selge ülevaate poliitilisest ja sõjalisest olukorrast. Tsiteerin. Eestlastest on siserinde otsustajad mehed praegu Johan Pitka, Jüri Uluots ja kapten Paul-Georg Laaman. Hjalmar Mäe oma direktoritega täiesti tahaplaanile surutud. Hjalmar Mäe haudunud Soome põgenemise plaane. Alfred Wendt tahab kindlasti Rootsi põgeneda, samuti suurem osa direktoreid. Viimasel ajal on silma torganud jälle kapten Alfons Rebase pataljon Tartu all ja kolonel-leitnant Harald Riipalu ja kapten Paul Maitla üksused. On moodustatud ka admiral Johan Pitka üksus. Sõjavägi käitub korrektselt. NKVD käitumine ületab aga igasuguse kujutlusvõime. Urvaste rajoonis oli 47 talunikku üles poodud, kuna nad ei muretsenud kohale kästud ajaks vajalikku vilja. Rõuges jäi venelaste kätte sakslaste feldkomissar 6 sakslasega. Nad seoti kokku ja neist sõitis tank üle. Tsitaadi lõpp. Muhumaalt pärit Rudolf Schmuul, kes osales organisatsiooni tegevuses Gotlandil olles, saatis 27. septembril 1944 Klaus Schellile kirja. Tsiteerin. Siinjuures saadan teile kaasa aruande alates 10. septembrist kuni 27. septembrini 1944. Aruande selgitamiseks lisan juurde. Minu siia jõudes ei olnud siin ühtegi sõidukorras paati, mispärast tuli esmalt asuda nende kordaseadmisele. Esimese paadi sain välja saata 18. septembril, mis jõudis tagasi Slitesse 26. septembril. Teised paadid ei ole veel tagasi jõudnud. Ilmastikuolud on olnud võrdlemisi halvad, mistõttu ei ole saadud paatide väljasaatmist ja nende tagasijõudmist korraldada kava kohaselt. On loota,
et mul on võimalus seni välja saadetud paatidele lisaks veel saada 3-4 paati, millede juures on praegu korrastustööd käimas. Mootori kütteainet olen ostnud Eestist esmakordselt siia saabunud paatidelt 2689 liitrit 2689 krooni väärtuses ja mootoriõli 104 liitrit 250 krooni väärtuses. Tsitaadi lõpp. Rahaliste raskuste tõttu pöördus Eesti abistamisorganisatsioon Sheeli, Rei ja Hormi algatusel kiriklike organisatsioonide poole abi saamiseks. Tsiteerin. Kiriklike organisatsioonide suhtumine sellesse päästeaktsiooni oli erakordselt soe ja osavõtlik. Lühikese ajaga oli kokku pandud summad kogu aktsiooni käiku laskmiseks. Tsitaadi lõpp. Lisaks Eesti abistamisorganisatsioonile ja Eesti komiteele aitasid baltimaalasi kodumaalt päästa ka rootslased. Näiteks Baltiiska Humanistiiska Förbundet asutati 1943. aastal ning see kujunes peagi Baltikumi ühiseks abistamisorganisatsiooniks. Klaus Sheeli ja August Reiga koostöös tegeleti 1944. aasta suve hakul raha kogumisega ning neid abistas rootslasest pastor Albert Weger. Eesti abistamisaktsiooni toimikust leiab Hormi, Rei ja Sheeli kirja, kus kritiseeritakse tugevalt Eesti komitee tegevust. Tsiteerin. Sellel hetkel astub tegevusse ka Eesti komitee, kes samuti leiab end kohustatud olevat taoliseks aktsiooniks. Eesti komitee ideoloog Roni Mois on Soomest tagasi jõudnud. Kuusiku, Martinovi ja Weegeri poolt juba uusid varem ettevalmistatud evakueerimise organisatsiooni ja eeltööde ülevõtmine Eesti komitee poolt teostub libedalt. Samasugune katse Estniska Help organisatsioonini nimel alustatud aktsiooni ülevõtmiseks ja kontrollimiseks aga ebaõnnestub. Sündmused Eestis arenesid kiiremini, kui Eesti komitee härrad oma lõpmatute nõupidamistega, koosolekutega ja komisjonidega olid arvestanud. Eesti komitee tegevuses ilmnes erakordselt tugevaid võimupoliitilisi ja intrigeerivaid motiive. Eesti komitee arvas end õigustatud olevat järsku eestlaste päästmiseks ilmnenud loovat aktiivsust monopoliseerida. Vabade demokraatlike kodanikena pidime juba põhimõtteliselt protesteerima selliste monopoliseerimistaotluste vastu. Õnnetud päästmist ootavaid inimesi oli Eestis niivõrd palju, et ka 10 vastaval organisatsioonil ja aktsioonil oleks kõik käed tööd täis olnud. Üks Eesti komitee liikmeist on hiljem allakirjutanule tähendanud, et töötades koos mitte Eesti rahvusesse kuuluva Klaus Sheeliga, Eesti komitee peab kaalumisele võtma, kas allakirjutajad seega on enam küllalt sobivad liikmed Eesti komitees. Sellele vaimulaadile peame oma kohuseks vastama järsu resolutsiooniga. Ühe isiku rahvus ei ole mingiks kriteeriumiks ühe isiku kvalifitseerimiseks hääks või halvaks Eesti kodanikuks. Klaus Scheel pühendas oma kaasmaalaste päästmiseks 2 kuu vältel kogu oma energia, oskuse, jõu ja sidemed. See fakt sunnib iga erapooletut vaatlejat teda nimetama mitte ainult suuremeeleliseks ja avarasüdameliseks inimeseks, vaid ka hääks ja eeskujulikuks Eesti kodanikuks. Näib, et siinjuures on tähtsamaks peetud aktsiooni silti kui selle sisu. Sellele härrale võiks mainida, et 99% Eesti saartelt ületulijaid ei teagi, kas nad üle toodi Klaus Scheeli või komitee paatidega.
Nad teavad vaid, et nad on hävingust päästetud. Samuti oleks vaid kahju, kui nad peaksid kunagi midagi kuulma neist viljatuist ja asjatuist vaidlustest, mis ainult takistasid paatide veel kiiremat väljasaatmist. Tsitaadi lõpp. Kui Klaus Schell tõepoolest sündis Kadrina piirkonnas, siis teeb see antud olukorra veelgi eriskummalisemaks. Nimelt oli toona Eesti komitee juhiks Rudolf Benno, kes sündis Huljal. Tegu oli mehega, kes oli aastatel 1930 kuni 1934 Viru maavolikogu esimees ning 28. septembril 1934 valiti ta Riigikogu esimeheks. Vaikival ajastul püsis Riigikogu vormiliselt ametis kuni oma tegevuse lõpetamiseni. 18. septembril 1944 nimetas Jüri Uluots Rudolf Benno Otto Tiefi valitsuse kaubandus-tööstusministriks. Ilmar Raamot on meenutanud, et Rudolf Benno oli tema jaoks sõber, kellega sai usalduslikult mõtteid vahetada poliitilise olukorra asjus. Ta palus 1940. aastal Bennol tutvuste kaudu uurida võimalusi, kuidas Eestist perega põgeneda. Benno vastas talle, et on juba oma perekonna jaoks organiseerinud paadi ning saaks Raamoti koos perega kaasa võtta. Raamot vastas talle jaatavalt ning Benno lisas, et põgenemine Soome on plaanitud sügissuvele. Ta andis Raamotile tingimuse, et too ei tohi põgenemisest oma perele mitte kui midagi öelda ning mingit varustust ei saa paraku kaasa võtta. Juulis aga Rudolf Benno arreteeriti ning oli novembrini Patarei vanglas. Endise Riigikogu esimehe kiire vabanemine tundus kahtlasena ja see kandus edasi ka tema pagulusaega. Nimelt olevat Bennot üle kuulanud prokurör ühes söögilaua vestluses maininud, et Benno süüdistusakt on tema käes ning tegeleb parajasti just Benno küsimusega. See info jõudis aga Benno sõprade hulka, kes hakkasid otsima võimalusi Benno vabastamiseks. Niisiis panid tema sõbrad rahad kokku ning andsid prokurörile altkäemaksu. Pärast pääsemist asus Benno veelgi aktiivsemalt tegelema uue põgenemisplaaniga. 41. aasta varakevadel oli kavas lahkuda Eestist Gotlandile, kuid see jäi teadmata põhjustel teostamata. Ilmar Raamot oli oma perekonnaga selleks ajaks jõudnud juba Saksamaale. Millal täpselt Rudolf Benno oma perekonnaga Rootsi jõudis, jäi praeguse seisuga välja uurimata. 15. septembril 1944 kirjutas Klaus Schell kirja Eesti komiteele, ärakirjaga ka August Reile. Tsiteerin. Ajal, mil meie kõigi pingutused peaksid olema suunatud meie kodumaa õnnetute päästmiseks, arvati aega olevat lõpmatuteks koosolekuteks, kauplemiseks ja viljatuimaks targutamiseks. Vähemalt mina olen pidanud selleks kulutama kümneid ja kümneid tunde. Õnnetuid päästmist ootavaid inimesi on Eestis niivõrd palju, et oleks otse naeruväärne arvata, et Eesti komitee suudaks kõigi nende päästmist üksi organiseerida. Kümned julged meremehed on kogu aeg sadasid naisi ja lapsi üle vedanud, ilma et nad oleksid seni kusagilt abi või direktiivegi saanud. Isiklikult ei oma ma Eestis ühtegi sugulast ega sõpra, keda just eriti tahaksin üle aidata. Ma ei vaja ka mingisugust hästi tasustavat kohta, mingit ordenit, isegi mingit tänu. Kui mul on mingi auahnus, siis on see vaid kutsumus midagi hääd ja positiivset teha selle maa hääks, kus ma olen nii kaua elanud ja mida ma armastan.
Tsitaadi lõpp. Vastselinnast pärit Arvo Horm, kes oli samuti Eesti abistamisorganisatsiooniga tugevalt seotud, lahkus meie hulgast 1996. aastal. Kuid mõned aastad enne oma surma meenutas ta, et Eesti komiteel ei olnud sellist arhiivi nagu abistamisorganisatsioonil. Tsiteerin. Mäletan ju hästi, kui Rudolf Benno Kungskaatan 50 oma toas müriseva häälega deklareeris. Paadid merele ja inimesed kodumaa randadelt Rootsi. Nüüd pole aega õiendada paberitega ja nimekirjadega. Kui Shell seda teeb, siis tehku. Meil on targematki teha. Tsitaadi lõpp. Kui võtta see Hormi meenutus Bennost, siis Benno jutus on küll iva sees, aga siiski tuli ju need nimekirjad hiljem ära teha põgenikelaagris. Ja kui mainida veel Klaus Scheli, siis ta oli iseloomult erakordselt täpne ja tegelikult ka pedantlik, sest oli need omadused pärinud pangadirektori ametist. Scheel käskis aktsiooni osalejatel öösiti, siis kui oli rahulikum, aruanded kirjutada ning hommikul talle üle anda. Kui tulla veel kord Scheeli ja tema väidetud juudi päritolu juurde, siis seda hõõruti talle nina alla ka Stockholmis. Eestlaskonnas võis vahel kuulda ütlemist, et küll on veider, et eestlaste päästeaktsiooni üle Läänemere juhib tuntud Tallinna juut. See on selge näide, et eestlase lemmiktoit on teine eestlane. Kuigi jah, Scheel polnud küll oma päritolult eestlane, panustas ta ju siiski meie riiki ja inimestesse. Ja ma ütleksin, et tegelikult pole ju inimese rahvus absoluutselt oluline. Oluline on ta oma kultuuri, traditsioonide ja keele poolest see, mis teeb ta teistest eriliseks. Kuid sellise tegevuse osas ma ütleks, et see rahvus ei ole ikkagi oluline. Et siiski ütleme, see inimese tegevus on olulisem. Ja ma usun, et siinkohal oleks paslik kasutada Tiiu Uuskõla sõnu, tsiteerin, kirikuõpetajad, olenemata nende rahvusest, on teinud palju Eesti kultuuri heaks ja ajaloo jäädvustamiseks. Tsitaadi lõpp. Kadrinas on näiteks pastori ametit pidanud Stahl, Brockmann, Knüpfer, Schwabe, kes kõik olid ju päritolult sakslased. Kas kui võrrelda neid siis selle Scheeli kritiseerimisega, kas see tähendab nagu siis seda, et me peaksime oma ajaloost kustutama kõik selle, mis ei ole eestlasega otseselt seotud, aga ja siis keskenduma ainult nagu sellele ajaloole, mis on otseselt eestlasega seotud. Aga samas siis tekiks jällegi küsimus, kes meist on ikkagi see õige eestlane, sest läbi sajandite on siit läbi käinud nii palju sõdu, ütleme Liivi sõda, Põhjasõda, ilmasõjad, neid annab lugeda, eks ole, vabadussõda ka, eks ole. Et erinevad rahvad on meid ikkagi mõjutanud märkimisväärselt. Ja ütleme, kui see Scheeli kritiseerimine, kui seda võrrelda ka Nõukogude okupatsiooniga, et kas me peaksime siis kustutama oma nagu sellisest ajaloolisest mälust ka Nõukogude okupatsiooni. Et tegu on ju ajaga, kus on sündinud ja kasvanud meie vanemad, vanavanemad. Et sellisel juhul see tähendaks ka meie vanemate elulugude likvideerimist ja mina seda õigeks ei pea. Kadrinasse jõuad sa, siis jääma pead siia hetkeks peatuma, sa vaata, kus sinetama silmapiir, seal ongi see kuulus teer.
vaata, kus sinetamas silmapiir, seal ongi see kuulus Neeruti. Selline oli tänane saade. Loodame, et saite enda jaoks nii mõndagi uut ja huvitavat teada. Neeruti seltsi taskuhäälingu 5. saade on eetris Eesti lipupäeval 4. juunil. Kuulmiseni! Sammud siis sinnapoole kähtus ja kui kiired säästud oled kohal pea, näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Kui võtad sa raamatu, siis sealt sa loed, näe kündisin Kalevite kangem poeg, nüüd põldudel odrad kõrged kasvavad, neist linnamehi maha murdvad lõõlud saab. Nüüd põldudel odrad kõrged kasvavad, neist linnamehi maha murdvad lõõlud saab. Kuid õhtul, kui on põldul lõppenud töö, siis ikka me tantsuringis kaasa lööd ning kui oled sõber ettevõtlik sa, ehk Neeruti neidudelt siis muusi saa. Ning kui oled sõber ettevõtlik sa, et Neeruti neidudelt siis muusi saad.